Tere, olen Kristjan Kuutok ja olen siin 10-osalises videote sarjas jõudnud 6. osani, mille pealkiri on rikastumise otseteed ei ole. See on selline vau-elu show, mis räägib rahalise vabaduse teemadel ja mina juhin igapäevaselt Vau.com usaldusfondi, kus me siis 17 partneriga koos üritame saavutada rahalist vabadust. Ja täna ma tahtsin jagada, ma ütlen disclaimeriks veel vahele, et ära seda investeerimist soovitusena võtta, et lihtsalt mõttearendusena ja sellise subjektiivse vaatenurgana. Aga täna tahtsin avada selliseid mõtteid, et mis on sellised stamp arusaamad sellest, kui see rahaline vabadus teemaks tuleb, et esiteks inimesed kipuvad nagu mõtlema, et kui ütleme nii-öelda rikkaks saada, et siis kiirelt, aga see on nagu igasuguse investeerimisloogikaga nagu vastuollu minev, sellepärast et kiiresti head asja selles valdkonnas ei saa, et kui sa kiiresti tahad saada, siis sa teed valesid otsuseid ja investeerimisesse põhimaht ikkagi tuleb sinu sisse pandud rahast alguses ja see võtab aega, kuni see rahapall hakkab veerema ja siis on piisavalt suur, et nüüd see, kuhu see lumepall edasi veereb, võtab seda uut raha juurde, et siis see hakkab nagu tegema raha, et alguses see ikkagi vajab sinu enda panust, aga kui sa kohe tahad nagu 0-st 100-ni rikkaks saada, et siis see investeerimise võtmes läheb nagu väga mööda. Et inimesed ütlevad võib-olla sellised laused, et mul pole aega 20 aastat oodata, ma tahan nagu kohe homme, et see ei ole nagu selle jaoks kuidagi kasulik see investeerimine. Siis on selline mõte inimeste peas, et mis minul oli isiklikult ka, millega mina suhestun hästi, et ma ei pea investeerima või ma ei tee seda sellepärast, et ma saan äriga rikkaks. Et jällegi, tegelikult see on selle kiirelt rikkaks saamise üks nagu vorm ja ma lohutan ennast kogu sellega, et ma ei pea raha kõrvale panema, ma ei pea investeerima, et ma teen äri ja siis see hakkab üleöö nagu minema, saan rikkaks. Aga tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi vaatan, et ma oleks võinud 15 aastat tagasi teha kogu aeg nagu väikseid osamakseid ja oma investeerimisportfelli kasvatada, sellepärast, et see äriga rikkaks saamine toimub niikuinii, kui see toimib, et need väiksed maksed sind ei morjenda, pigem annad sul lihtsalt enesekindlust, et sul on see portfell, et igal juhul ma soovitaks kogu investeerida, sõltumata sellest, kas sa loodad ka äriga rikastada või mitte. Ja siis on selline ühe õnnestunud tehinguga rikkaks saamise selline metafoor või kuidas öelda, selline mul ei tule õiget sõna pähe, mis ma tahan öelda, aga selline mõte on peas inimestele, et ma teen nüüd ühe õnnestunud tehingu või alustan mingi ühe õnnestunud äri ja siis üleöö saan rikkaks, et ma arvan, et elu on tõestanud, et see nii ei käi, et see käib nagu step by step, et üks asi viib teiseni ja sa ehitad seda nagu üles oma erialal või kuidagi, et need klientide hulk suureneb või sa leiad selle õige nagu mingisuguse lähenemisnurga või töö või mis iganes. Aga et see mõtteviis ei tohiks olla nii kramplik, et seda sul nii ruttu on vaja teha. Muidu sa tõukad seda endast lihtsalt eemale. Siis üks selline mõte veel, mida mul nimesid ei nimeta, aga mõned tuttavad on leidnud ka rikka naise või mehe, aga kokkuvõttes see on kuidagi nagu õnnetult nende jaoks lahenenud kõrvalt vaadates, et ma arvan, et see ka on selline üleöö rikkaks saamise nagu mõte, et leiame endale rikka kaaslase, aga ma arvan, et see ei too seda soovitud eesmärki, et parem, see kõlab nagu igavalt, et paned selle 200 eurot iga kuu kõrvale, investeerid ja siis 20 aasta pärast oled nagu päriselt rikas, et see kõlab nagu igavalt, aga usu mind 20 aastat hiljem sa vaatad seda tagasi ja mõtled, et see oli väga hea otsus. Meie hakkasime abikaasaga 8 aastat tagasi investeerima ja see oleks põhimõtteliselt olnud nagu eile ja ma ei suuda ära tänada, et me selle meelekindluse ja selguse nagu leidsime lõpuks, et okei, me hakkame pihta. Aga üks firma mul näiteks on 15 aastat tagasi asutatud ja tegelikult ma mõtlen, et oleks võinud ka siis tegeleda sealt kõrvalt kogu investeerimisega, et natukene kulusid hoida kokku, aga meil oli ikka see üleöö või minul oli see üleöö rikastumise mõte kogu aeg, et proovime seda firmat hästi kiiresti edasi teha, aga see raha läheb kõik sinna ära ja seda kõrvalepanekut tegelikult nagu ei teki tihti. Siis on see loto ostmise nagu narratiiv. Narratiiv on see sõna, mis ma tahtsin enne öelda, et see loto ostmise narratiiv on just see, et sa teed selle ühe käigu, mingi ühe lotopileti, siis mõtled, oi kui hea oleks saada sellega rikkaks. Et ma just lugesin artiklit üleöö miljonäriks 30-aastane
eestlane võitis aegade suurima lotovõidu rohkem kui 6 miljonit. See artikkel ajas mind natukene närvi, sellepärast et see tundus nagu sisuturundus, et see kõlas nagu nii ilus lugu, kuidas 30 aasta eestlane võitis 6,5 miljonit ja tehes mitte midagi, lihtsalt ostes selle, keerutades seda õnneratast seal mingi, ma ei tea, mis ta seal artiklis ütles, 13 euro eest või et alles oli sisenenud. Aga see artikkel jättis kogu selle muu mulli sealt nagu välja, milles tegelikult see olukord seisnes, et näiteks seal ei olnud mainitud, et kui palju ta on maha mänginud, et see summat võita. No, kui sina kuulad mind ja õnnelik võitja praegu, siis muidugi ma vabandan, kui sa tegid seda esimest korda elus, aga see tundub lihtsalt vähe usutav, et need võidud kipuvad ikka minema nendele, kes nagu rohkem, kala saavad ikka need, kes rohkem kala püüavad, mitte need, kes ühe korra õnge vette viskavad, et aga isegi kui tema puhul oli see esimest korda ja 13 eurot nagu sisse pandud, siis kurvaks teeb see, et kuskil on ju tuhandeid ja ilmselt 10 000 eestlasi, kes mängivad kasiinodes ja nad võtavad laenu, et mängida kõik enda tulu maha ja siis teha selline ilus artikkel, et keegi võitis selle raha, et see on väga tore, et ta võitis, aga mõnes mõttes see ei ole ka üldse tore ja see narratiiv on nagu täiesti väär, sellepärast et lihtsalt see hävitab nii palju elus enne, kui see raha sealt tuleb. Ja siis selline lause siia juurde, et viimasena, et mida mu ema tavatses öelda, et kes ei riskis ja šampust ei joo, et mõnes mõttes see on nagu tore lause, aga mul natuke häirib see nagu alltekst seal või see mõte, et selleks, et äris või investeerimises kuidagi majanduslikult nagu vundamenti laduda ja edukas olla, see riskimise narratiiv on kuidagi nagu vale, et investeerimise mõte on just see, et sa ei riski, et sa selle põhiosa garanteerid nendele kuidagi ja sa riskid sellega, et sa proovid sinna nagu juurde saada, kui sa nüüd kogu selle summa paned löögi alla ja arvad, et see toob sulle edu, et see on nagu teistpidine mõtlemine ja see edu sulle ilmselt ei too. Et näiteks kui maailma rikkam investor Warren Buffett, ta investeerib ja ta teeb seda enda sõnul hästi konservatiivselt ja ta alati põhiosa säilimise garanteerib ja sina arvad, et sa nüüd vajutad mingile nupule, kus on mingi jubeda riskiga, et kes ei riski šampust ja paneme sinna all in, et teeme selle investeeringu ära. Ja siis sa loodad, et sa saad sellega pikas perspektiivis nagu jubedalt rahaliselt nagu kasu, siis ma arvan, et see on väga vale tee. Ja põhimõtteliselt nende rikastumise otseteede kohta rohkem mõtted hetkel ei ole, et vajuta like nuppu, kui raatsid ja kohtume järgmises videos.